Ahoi kotkad, mis toimub siis? Kalastuslaager 73. Hakkan sisse söötma praegu graanuliga kohti. Poisid juba siin esimesed, kes tulid, said juba elussööda kala. Elussööda kalad lähevad ka undadega sisse. Ja siis nagu ikka teeme tiimid ja lähme kohe poole pundiga vee peale. Ja täna võiks ju haugi tulla rohkem ja ahvenad ka hakkab juba ju sügise poole vaikselt kiskuma. Ja täna siuke tuuline ka, võiks ju haugile meeldida, ei ole nii palav ka. Üle 19 kraadi siin täna ei tohiks minna. Nii et vaatame, mis saab. Rollame esimese pundiga tagasi praegu. Teises paadis Rauno oli saanud ühe väikse kätte ja üks oli veel ära läinud. Aga meil ei ole midagi enne veel. Aga veel on võimalus siin tagasi trolletes, eks vaatame. Siuke natuke liiga tuuline, segab vahepeal landi loopimist juba ja kõike, et siuke võiks natuke vähem tuult olla tegelikult. Aga samas palav ei ole, nagu siin vahepeal oli, et see on jälle hea. Aga vaatame, me sõidame tagasi, teeme lõuna ära ja siis saame teise pundiga peale, et eks mingi hetk see kala võiks ju võtma ka hakata, et ma praegu siin loopisin ise ainult selle älliluti rakendusega, et ma ise haugilanti ei kasutanudki, ma lootsin ahvena peale rohkem. Teil on esimest korda Mehhiko pada saada? Jaa. Olete juba proovinud mõned? Ja hea värk küll on ja minul ka üks lemmikuid. Eks me sööme ära ja proovime siis uuesti. Ja kui suur haug oli see, Rauno, mis sul võttis? 30-40. 30-40. Ei, ja see, mis võttis, oli 10-15 teki. Nii väike, no võt. See on mu lemmik tegu. No nii, poisid, saite ahvena, näite siia poole ka. Selline tuli siit samast meie sissesõidu eest, jah, no väga hea. Ega rohkem ei olegi midagi, see sõid ka tulnud, et on nagu on. Proovime uuesti varsti. Poisid siin teevad ujumist ja meil järjekordne mootor vajab remonti, ma ei jõudnud siin vahepeal ära teha, et senikaua kuni poisid siin ujuvad, ma 15 minti teen väikse lüliti vahetuse. Siin on lahti võetud, varulüliti on siin, nad kuluvad ära. Eile vahetasime ka ühe ära Raunoga, aga just täna läks siis järgmine mootor. Ehk siis igasugused kruvid, värgid, jupid on siin. Ja vahetame ära ja paneme jälle peale, et need lülitid lähevad paratamatult, pole midagi teha. Aga nüüd on varuosad olemas ja vahetame välja ja sõidame jälle edasi, et siin jälle sama teema, et panid teise käigu, tegelikult läks 5 ja nad on seest juba sodid, need klemmid. Tekib mingi otseühendus ja ongi kõik. Ja küll vahetame ära ja siis lähme vee peale. Okei. Kelle landikarp koos kaaluga? No ühesõnaga nii palju siis selles. Aga ma panen siin kokku tagasi praegu. Uus lüliti on peal. Vaatame vana lüliti sisse ka kohe. Siin on nüüd üks und läinud jälle tagurpidi. Vaatavad, mis on. Palju pole maha keritud, tundub siit. Ma ei tea. Ei ole. Okei, lihtsalt tagurpidi tõmmatud jälle. Nii, see on nüüd lahti ja siit on näha, et siit on veits nagu sulanud. Ja siit on veits nagu sulanud. Ja siit on tekkinud siia klemmile mingi otseühendus, ma vaatan, et siit on nagu koos ja siit see jama tulebki, et paned teise käigu sisse ja näeb 5 ka. Ja see on siin kärsanud ja kulunud. Ehk siis see osa käis siia vasta. Ja see teine klemm on siis see, mis nende vastas siin kuskil on käinud nagu. Aga jah, siin on tekkinud mingi error 2 kohas, siin ja siin. Ja siin on mingi sulametall, ehk siis ta on kuskilt mingi lühise saanud juba
sulatama hakanud siin mingid asjad kokku ja ega ta hea välja ei näe. Ehk siis ei ole üldse vana mootor, see me alles karbist välja võtsime, mingi päris alles ju. Aga lihtsalt neid laagreid on nii palju ja need mootorid saavad nii meeletult kasutust ja klõbistamist need lülitid, et neid tulebki tihti vahetada. Ja midagi teha ei olegi. Jälle vahetame. Et tõenäoliselt see sulamine toimus ikkagist 5. käigu peal, kõige suurema, kiirema käigu peale. Nad selles asendis olnud, et see üks klemm on siin olnud, teine siin. Ja siit sulatanud sellepärast, et 5. käigu peal, ma ei mäleta peast nüüd, palju neid ampreid siit läbi käis. Aga selle ühe Redodo nutiakuga saab vaadata äpist, palju ampreid läbi käib, et siit käivad päris kõvad amprid läbi. Et need lülitid on samad lahjematel mootoritel ka, Haswing mootoritel. Et võib-olla need 55-sed ei olegi kõige parem lahendus siia, sest et nendel käib suurem vool läbi ja need lülitid lähevad kiiremini läbi. Et 55-stel on samad lülitid jah, nagu lahjematel ja lihtsalt küpsetab kähku läbi. Iko jälle seal. Kaelamurdja, jah? Oled kaelamurdja või? Oota, kale. Oled küll, noh, murrad ära kaela või? Ahvenal. Näita mulle seda ka, mis sa sõid siis. Tõsta üles ja tõsta nüüd ilusti ette, siis tundub suurem ja muidu näe, vaata, 30-ne on jah. Võtame, sa pead käe ära peitma, muidu ei tundu nii suur. No. Ära nüüd tagasi jumala eest viskida. Mis teed kaela või? Ja kaela. Kaela ära ja soolikas välja või? Mina küll soolikat ei hakka võtma. Ei, kes kaelasi murrab, see võtab soolikat ka. Sina võtad kaela või? Sa oskad kaela murda või? Ma võtan, ma võin ära puhastada ta. Meil on nüüd üks und jälle. Siin on voolhoid ka. Ja vaatame. Võtame sellest käest kinni. Vähe keris maha, et ei tea. Nagu suure hooga alguses. Käest keeris. Võta kinni ja tõmba ja nüüd. On vä? Ei, vetikad oli. Võeti ära. Nojah, meil on üles võtnud veel vähem ruumi trollata. Aga me praegu ei sae seda läbi. Ma tegelen sellega. Ma ei tea, millal ma tegelen sellega kunagi. Me ei hakka praegu laagri ajal sellega tegelema. Aga me kunagi tegeleme selle kasega, mis on nüüd jälle täielikult ära blokeerinud meie tee või mis iganes. Ei ole kask, jah, see on lepp ju. Eemalt ei saanud aru. Aga on nagu on praegu. Et keerame otsa ringi. Nüüd oleme meie jälle. Et siia suurem osa jääb sisse. Ladva me võtame kunagi läbi sealt ja siis hakkab paadiga mööda vähemalt saama, aga seda suurt puud tervet ma siit küll kätte ei saa. Nii et on nagu on. Saeb ladva läbi ja tõenäoliselt suur vesi toob ta siia kalda äärde vooluga ära kevadel. Aga jah, et läbi saada, siis mingi päev ma pidin niikuinii tulema siia köie ja ise tehtud armatuurist ankruga neid notte välja tõmbama, kuhu meil palju lante on kinni jäänud ja puhastama natuke seda jõge, aga ajaga on nagu on, et ma ei tea, millal seda teha saab. Ja täna õhtune viimane sõit tuleb niimoodi, et meil on elukas on ka kaasas, tahtis ka tulla, juba ennem tahtis paadiga sõita. Et kui ma siin käisin järve peal, mis ma siin käisin? Midagi ma, ja sopi peal käisin siin midagi asjatamas, siis tema oli ka kaasas, et tema tahab ka vahepeal. Seal tema koht on ja mine istu sinna paremale pole serva. Seal on tema koht, kus tema on alati, näete, seal tahab olla oma koha peal. Ta keerab sinna kerasse ennast kohe ja töönd loomale ruumi. Loom ei saa oma kohale. No okei, tule siia siis, tule siia, Moona. Tule siia minu juurde. Päike tuli välja. Mis päike? Näed ju paistab. Meil on jälle eriolukord. Sajab jälle. Tulime lõpus kiiresti tagasi. Näe, see on ahvena. Kes sai ahvena? Jaa, see paadi pealt saime ahvena ka veel. Et nemad said. Nüüd tuleb jälle soolikas välja ja eks siis soola, mis seal ikka. Äkki on näha see vikerkaar kaamera peal ka, ma ei tea.
samasugust me tulime seal. Oleme silmale. Äkki jääb näha? Ju ikka. Õhtune grillamine. Ega nüüd hakkab juba varem pimedaks minema. Ehk siis kõik tegevused on varem, kell on 8. Me praegu teeme grillamise ära, ega meil siin pikalt ei ole enam valget aega. Natuke saate veel käsikatega püüda ja... Käsikatega? Jah, porgõngedega. Ja siis on juba tuttu minek. Kell 11. Ei, mis 11? Ei taha kell 9 tuttu minna või? Ei. Miks? Miks? Mis teete siis? Passin õues. Ei, pimedas me ei passi õues. Miks? Aga noh, vaatame. Eks siis on lihtsalt, vara tuttu, vara üles ja ma ei tea, vaatame. Lähevad veel siis ahvenad ka söögiks siin, mis siin täna saadi, tegime 3 tükki ära. Need süüakse ka. Oi, mingi kaan on mul kaelas. Süüakse ka nahka. Et nendest saate ikka jagu, need ei ole väga suured. Ja 3. läheb seal ja... Nahk on nii mõnus. Noh, vaatame siis, mis siin veel õhtul tuleb. Jah, väikest latikat. Suuremat pole seekord tulnud, on ju. See ongi kõige suuremat seekord. Üks väga suur võttis mul. Võts või? Jaa, mingi selline suurus oli. Aga jah, seekord pole suuremat tulnud. No mis seal ikka? Täna on üldse niisugune päev olnud, et eriti ei võta, on ju. Siis vaatame, ma arvan, et homme... mis ma arvan? Loodame, et homme on parem. Ja arvata ei ole siin midagi. Aga ma arvan, täna rohkem me ei filmi, et ma hommiku filmin siis edasi, vaatame, mis me hommikul teeme. Nii, üks latikas siiski veel. Filmime üles, mis rekord latikas on nüüd siis. See on kõige suurem täna, see on olnud ju. Latikast küll, jah. See on nii. Ja, oota. Panen selle siia. See on nii. 31. Midagi nii, jah. Okei. Ma sain tagasi. Jah. Teise päeva hommik trollame sinna Võuku sillani. Sealt edasi lähme siis vooluga kaasa loobime, kuni see kõige parem ahvena koht jääb ette, seal ka loobime ja siis vaatame, kas õnnestub sealt midagi kätte saada. Tuli ahven jah külge, rabas külje pealt kinni. Üks konks on natuke lõuga vahelt, teine on külje pealt. No võt, väga hea. Täna hommikune esimene. Noh, mul ka esimene ahven. Aga see on väikse võitu, alla 20 sentimeetri, nii et läheb tagasi. Et seekord on landikalaga jälle kehva. Tuleme järjekordselt sõidult tagasi ja loom ka kaasas ja Mona. Vaat seal, oma koha peal ikka. Aga jah, ei midagi. Üks ahven mul ujus järgi, mis on nagu kindel, ma nägin üks 25 sendine umbes. Rohkem midagi, aga kalda peal nad seal ikka maimudega neid ahveneid on tõmmanud, et võib-olla peabki keskenduma siis sellele, et maimu kiiresti püüdma juurde kalda peal ja siis maimudega ahvenat seal, kus nad on seal meie sopi otsas. Nii, siin kork läks. Kurat, see oli suur. Tõmbas kala minema. Ammustas läbi. Millega sa püüdsid? Ilus söödaga. Jaa, aga kui sa suure ilus sööda paned, peab tross vahel olema. Muidu on niuke värk, et ammustabki läbi. Jah, väikse ilus söödaga siis on rohkem ahvenapüük, aga praegu pani augi nahka selle, jah. Mis toimub? Mingi lõugamine on siin jälle. Noh. See on alakas.
kalakad jah. aga ikka norm. Noh, ei. Just läks veel üks ära. Maimuga tuleb ainult. No nii. Ahven tuli jah. Landi otsa trollates. No näita. Siukene. Jah, metsa väike, aga ikka midagi on ju. Oota, see oli sul see laager esimene ahven landiga või? Ei, teine. Teine oli jah? Landiga küll esimene. No vot, no see läheb tagasi jah? Ei lähe, selle ma ikka veel. Võtad endale või? Selle on veel fileeks sinna. Hea küll. Hea küll. Kus sa nägid, et see on? Ahven! Tuubel! Topelt, siin on parv all vist. Tuubel! Älli rakendusega. Ühe paned tagasi või? Ma panen mõlemad tagasi. Ma ei viitsi teha neid ära praegu. Ma võin ise puhastada. Hea küll, tehke siis. Siin valmivad siis pelmenid. Ja see on tänane viimane söömine. Et siin paadiga rohkem peale ei lähe, nii. ei tahtnud. Ja siis püüavad siin maimudega nüüd. Ega siin midagi teha polegi. Jõe peal eriti ei võta, vahepeal mingi ahven tuleb, aga haug ei söö nagu üldse seekord jälle, et no ei tea, mis teema on. Ei, mina olen esi. Ma olen teine. Ma olen kolmas. Rahu kõigile. Ma olen neljas. Ma olen esimene. Ma tahan istuda. No nii, teeme hommikusöögi ära ja siis lähme ühe tiimiga kohe vee peale. Täna tundub sükene vähe rahulikum, vähemalt tuult ei ole niukest hullu. Ei tea siis, kuidas täna see võtta on. Muidu üldiselt, kuidas on? Ei ole eriti hea anda, on ju? Süke suht kehva on olnud, et kalda pealt on midagi tulnud, on ju, aga palju on ära läinud teil ahvenad maimuga, on ju, ma panin tähele, et hästi palju kukuvad otsast ära. Aga noh, proovime, äkki täna võtab landikala ka paremini. Kui ei võta, noh, siis jääb ikkagist jälle see maimu teema ja muud kalad kaldalt. Nii. Lähme teeme hommikuse sõidu ja vaatame siis, kas saame midagi landi külge. Mina püüan ikka oma selle luti rakendusega. Üks on mul siuke, teine on siuke, millega eile 2 tükki tuli. Vaatame, kuidas täna töötab. Ja tuli väike ahven. Keerame korra siia tagasi, siit eest. Äkki tuleb siit veel. Et ära põõsastesse loobi, jah? Aga see on mingi 15 senti, seda pole vaja meil. Lase lahti nüüd, näe. Mis on otsas? Ei lase veel minna. Ülbe kuju. Siuke, et ei lase minnagi veel. Ma arvan, et meil see kaelamurdja oleks pidanud talle õpetuse andma. Oleksid tahtnud kaela murda või? Muidugi, siukene 15 sendine, nad ei anna lanti ka kätte. Seda oleks pidanud tegelikult kaela ära murdma ja söögiks tegema. Ei meeldi siuke pull. Nii ülbe tüüp, et tuleb juba paati välja ja ei ole rahul sellega, tahab ikkagist veel ära süüa ja küll proovib edasi. Sa mõtlesid, et vetikas on küljes või? Oli siuke tunne. No, väike ahven, see on nüüd siuke, pole vist 15-ki päris või? Siukene 13-14 senti või? Aga noh, mis seal ikka, vähemalt kala. Yes! Eelviimane söömaaeg täna ja ega nüüd põlegi. Nüüd lähme alumise kämpsa poistega vee peale, vaatame äkki seekord läheb paremini. Eelmine sõit, noh, paar kribu ahvenat, aga haug üldse ei söö. Ehk siis eks siin tasubki vist rohkem ahvena peale keskenduda, me ei tea. Siuke niru augi lugu on seekord. Ja just tõi kuller ühe suure paki. Et selleks ajaks, kui see video nüüd üleval on kindlasti juba Mystery Boxid jälle uuesti müügis. Aga vahepeal testime sellise asja ära. On selline asi, mille külge saab panna, näete, siin on üks ogad. Siis silikonlandi sinna vahele lükata või ka päris elus kala sinna panna. Ja see peaks nagu siis lõhverdama, nagu ma saan aru. Aga paneme selle külge siia.
silikooni, nagu ta peaks käima ja vaatame, testime jälle uued asjad ära, et kas sükene asi ka toimib või ei toimi, et see peaks, ma panen siit külje pealt umbes keskelt, surub ta sisse siia ja tagumine ots siis siia niimoodi sisse. Nii, nüüd ta peaks nagu sükene asi olema siis. Noh, vaatame, kuidas ta toimib. Natuke sai kehvasti, paneme selle osa uuesti. No nii, ega meil siin kedagi suuremat kala pole saanud kui Henri 25 ahvena siis, et näed, siin on üks jüke, millele need silikoonid saab vahele panna. Ops. Ja siis on niisugune ahvena pöörlev ka veel. Et võt siuke värk, aga jah. Ja ma arvan, siin midagi ei olegi, viimane söömine seal praegu käib ja et aitab küll, ei tule vist eriti midagi enam, et see laager oli kehvasti jälle, aga noh, see laagri tulgi ikka, ega siin saab muud pulli ka ja küll, kerige magama ära kratid ja järgmises.